Meil on 3 arupärimist. Neist kõige esimene on Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme, Anti Poolametsa, Arvo Alleri, Evelin Poolametsa, Rain Epleri, Rene Koka, Siim Pohlaku ja Martin Helme poolt siseminister Igor Tarole esitatud arupärimine Vene-Iisraeli ärimehe Sergei Ugeri tegevuse seaduslikkuse kohta seoses Väimela alevikus planeeritava mineraalvee kaevandusega. Ja arupärimist ma palun siia Riigikogu kõnetooli tutvustama Riigikogu liikme Helle-Moonika Helme. Palun. Ja aitäh, hea eesistuja, head kolleegid ja Eesti rahvas, kes te kõik seda ülekannet praegu jälgite. Lubage mul soovida teile juba ulatuvalt head kodumaa sünnipäeva. Ja nagu juba hea eesistuja ette luges, see arupärimine on tõesti esitatud siis seoses Vene-Iisraeli ärimehe Sergei Ugeri tegevuse seaduslikkuse kohta seoses Väimela alevikus planeeritava mineraalvee kaevandusega. Ja see on nüüd selline eelnõu, mis on päriselt ka sündinud nagu ühendusest rahva ja rahva esindaja vahel. Lihtsalt taustaks selgituseks, see ei ole lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, selline nimbi eelnõu, vaid tõepoolest kogu lugu sai alguse sellest, et kõigepealt kohalikud elanikud siis Väimelas hakkasid tundma imelikke tervisehädasid, iiveldust ja peapööritust ja see kestis juba pikalt ja ära ei läinud. Ja lisaks hakkasid nad tundma ka sellist väga tugevat ja kestvat väävlihaisu oma elukohas. Ja nad hakkasid asja uurima ja selgus, et nende teadmata on Väimelas alustatud mineraalvee puurimisi ja sealt puuraukudest siis see hais levis üle kohaliku asula ja inimesed olid sellest väga häiritud. Ja kohalikud inimesed hakkasid siis asja uurima ja selle tulemusena me olemegi praegu siin selle arupärimisega. Ja see arupärimine ei ole lihtsalt niisama, et üks asi on see, mis meil on siin kirjas praeguses arupärimises siseministrile. Ja selle lühike kokkuvõtte võib-olla oleks selline, et me kõik teame, et 2022. aastal algas Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja Euroopa Liit on kehtestanud siis Venemaale nüüd juba 20 sanktsioonipaketti, milles kõiges Eesti osaleb ja väga tugevalt on ka sanktsioneeritud kõik Vene päritolu ärimehed viisil või teisel. Ja me muidugi teame, et meil on sellest ajast näide ka täitsa olemas, kuidas sanktsioonid olid kehtestatud, kõikidel pandi äritegevus kinni, aga mõned, kes olid nagu rohkem välja valitud, said seda äritegevust jätkata. Tuletame meelde siis ekspeaminister Kaja Kallas ja tema abikaasa Vene suunalist äri. Ja siin on samamoodi põhimõtteliselt sellised äritegevuse liinid, sellised ärimehed peaksid olema veel kõik sanktsioneeritud, aga Venemaa ärimees Sergei Uger oli siis tegelikult küll enne seda juba registreerinud Eestis Tartumaal Soinastes enne siis sõja algust endale kuuluva firma Koneforest OÜ ja ta on ka seotud ka praegu Venemaal väga nagu võimsalt tegutsevate firmadega. Ta on lauaveetootja Šiskinles Fabrika Kohve, Šiskinles Torg omanik ja muuseas ka see Šiskinles Torg omab ka plahvatusohtlike ja tuleohtlike tööstusrajatiste käitlemise litsentsi. Ja selline ärimees on siis saanud meil äritegevuse loa ja
ta sai seda luba taotleda ja talle ka väljastati, sest et tal oli sel hetkel kehtiv e-residentsus. No e-residentsus on meil teatavasti üks selline huvitav asi, et kunagi ta väga suure hurraaga sisse viidi ja teda on müüdud kui Eesti edulugu, aga meie julgeolekuasutused on ka praeguseks viisil või teisel kommunikeerinud, et sealt e-residentsuse kaudu tegelikult päris palju julgeolekuohtu nagu siseneb meile. Ja kummalisel kombel, kui tal lõppes see e-residentsus ära, siis kummalisel kombel seda pikendati 23. märtsil 2023, siis kui sõjategevus käis täie hooga, ja pikendati 5 aastaks ja siseminister oli siis Lauri Läänemets. Ja tegelikult võib ju pikendada, aga 2 tingimust peab olema täidetud, ta peab olema eelnevalt e-resident, seda ta oli, aga taotlejal peab olema ka Eestis püsimajandustegevus ja siit tulevad tegelikult päris suured probleemid, sellepärast et tegelikult avalikest andmebaasidest ei nähtu, et Ungaril oleks olnud sel hetkel Eestis püsimajandustegevus. Ja seoses selle kõigega me oleme esitanud päris pikad ja põhjalikud küsimused siseministrile. Ma väga palun, et siseminister loeks ka need küsimused ette, et siis Eesti avalikkus kuuleks. See on korrektne viis teha, aga teie aeg on praegu läbi. Ja meil on ka veel päris palju lisaküsimusi, nii et ma loodan, et tuleb huvitav debatt. Aitäh. Härra siseminister, siis palun teil Riigikogu kõnetooli tulla arupärimisele vastamiseks. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud Riigikogu liikmed, nende hulgas arupärijad. Siseministrile tõesti edastati arupärimine Vene-Iisraeli ärimehe Sergei Ugeri tegevuse seaduslikkuse kohta seoses Väimela alevikus planeeritava mineraalvee kaevandusega ning esitati 8 küsimust. Sissejuhatuseks võtan esmalt kokku, kuidas arupärimises nimetatud isiku suhtes menetlus on käinud. Sergei Uger taotles nii 18. aastal esmakordselt kui ka 23. aastal korduvat e-residendi digitaalset isikutunnistust Iisraeli kodanikuna. Iisraeli kodanikele ei ole selliseid sanktsioone ega piiranguid ette nähtud nagu Vene kodanikele. Menetluse käigus viidi läbi tavapärane taustakontroll, kaasates teise järelevalveasutusi, keeldumise aluseid ei esinenud. Märgin, et 24. aastal esitas isik elamisloa taotluse, millest keelduti kaitsepolitsei ettepanekul. 30. detsembril 2025 tunnistas PPA Sergei Ugeri e-residendi digitaalse isikutunnistuse kehtetuks kaitsepolitseilt laekunud informatsiooni alusel. Täpsemaid põhjuseid siin avada ei saa. Esimene küsimus, mida arupärijad on esitanud. Siseministeeriumi esindaja Elen Kravik on öelnud, e-residentsuse väljastamisele ja pikendamisel on Venemaa kodanike osas veel karmimad nõuded kui need 2, mille hulka kuulub ka püsiv majandustegevus. Ehk kui varem on isikule väljastatud digi-ID, siis vaadatakse üle, millega ta tegeleb, teeme tugevama taustakontrolli, konsulteerime julgeolekuüksuste asutustega, tal peab olema Eestis tõestatav kehtiv majandustegevus. Tsitaadi lõpp. Palun selgitage, millised need veelgi karmimad nõuded on ja miks ei ole lõpetatud Sergei Ugeri e-residentsust hoolimata sellest, et äriregistri andmetel tema tegevus Eestis ilmselgelt ei vasta e-residentsuse nõuetele, kui ettevõte on maksnud äriregistri andmetel 0 eurot riigimakse ja 0 eurot tööjõumakse, ettevõttel ei ole müügitulu ega töötajaid, siis kas sellise ettevõtte puhul saame rääkida püsivast majandustegevusest? Kui Siseministeeriumi poolt on kõik e-residentsuse tingimused väga täpselt sõnastatud, siis palun selgitage, miks antud ärimehe puhul ei ole neid nõuete kohaselt rakendatud. Küsimuse lõpp. Vastan.
1. oktoobril 2025 jõustus siseministri määrus suurema rahapesu ohuga või terrorismi rahastamise ohuga riikide ja Eestiga justiits-, julgeoleku või õiguskaitsealase koostöö suhtete riikide loetelu ning nende riikide kodanikele e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise erisused. Selle kohaselt peab Vene kodakondsusega taotleja täitma korraga 2 tingimust. Esiteks, talle on antud varem välja e-residendi digitaalne isikutunnistus ja teiseks, tal on Eestis püsiv majandustegevus. Varasema piirangu kohaselt oli taotluse esitamine lubatud isikutele, kellel on varem e-residendi digitaalne isikutunnistus olnud, majandustegevuse nõuet ei olnud sõnaselgelt välja toodud. Kuna isik taotles e-residendi digitaalset isikutunnistust Iisraeli kodanikuna, siis ei kohaldunud talle Vene kodanikele PPA peadirektori käskkirjaga kehtestatud piirangud. Sergei Ugeri e-residendi digitaalne isikutunnistus on nüüdseks tunnistatud kehtetuks. Kehtetuks tunnistamine toimus eelmise aasta 30. detsembril. Teine küsimus. Milline on Sergei Ugeri firma Kone Forest OÜ püsiv majandustegevus Eestis 2022. aastal ja kuni 2023. aasta märtsini? Kas Ugeril on Eestis majandustegevust, mis ei kajastu ametlikes andmebaasides? Kui majandustegevuse nõue ei ole täidetud, siis palun selgitage, mille alusel pikendati Sergei Ugeri e-residentsust. Kui ettevõttel ei ole müügitulu ja töötajaid, siis palun selgitage, kas sellisel ettevõttel saab olla püsiv majandustegevus. Küsimuse lõpp. Vastus. Kuna isik taotles e-residendi digitaalset isikutunnistust Iisraeli kodanikuna, siis ei kohaldunud talle Vene kodanikele PPA peadirektori käskkirjaga kehtestatud piirangud. Kolmas küsimus. Kone Forest OÜ 23. aasta aruandest võib lugeda, tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanikel lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad on andnud ettevõttele laenu 1 085 000 eurot. Seega Venemaa kodanik Uger organiseeris rohkem kui 1 000 000 eurot oma väidetavasse tulevasse veeärisse Eestis. Rahapesuvastane võitlus on Eestis käinud pikka aega. Venemaa ja Valgevene kodanike tegevus on seejuures Eestis erilise keelu all. Rahapesu andmebüroo peaks jälgima taolisi rahade liikumise erilise hoolega. Selgitage palun, kas ja kuidas on võimalik, et sellise raha liikumist ettevõttesse pole keegi märganud ja ses osas pole tekkinud ühtegi küsimust raha päritolu kohta. Vastan. Märgin, et rahapesu andmebüroo ei ole siseministri valitsemisalas. Alates 2021. aastast on rahapesu andmebüroo eraldiseisev valitsusasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Seega oleks sellele küsimusele ehk eelnimetatud asutuse protseduuride kohta asjakohane vastama rahandusminister. 4. küsimus. Kaubandus-tööstuskoja andmetel tulenevalt Euroopa Liidu määrusest on seatud Venemaa kodanikele või Venemaaga seotud isikutele teatud teenuste osutamise keeld. Keelatud on Venemaale ja sellega seotud isikutele otse või kaudselt osutada arhitekti ja inseneri teenuseid, õigusabiteenuseid ja IT-alaseid nõustamisteenuseid. Keeld jõustus 7. oktoober 2022. Kas Kapo või Siseministeerium on kontrollinud, kuidas Kone Forest OÜ on saanud ehitada Väimelas puurkaevu ilma neid teenuseid kasutamata? See EL-i määrus on teatavasti seatud selleks, et Venemaa ei saaks kas või kaudselt rajada sanktsioonidega liitunud liikmesriikidesse oma tööstusettevõtteid. Selgitage palun, kui Kone Forest OÜ on kasutanud tellijana ja tööde teostajana Eesti firma Balrock teenuseid, siis kas selline tegevus on Siseministeeriumi ja Kapo vaatest legaalne? Küsimuse lõpp ja vastan. Kaitsepolitseiamet ei ole tuvastanud Kone Forest OÜ ja selle juhatuse liikme Sergei Ugeri tegevuses viiteid rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumisele. 5. küsimus. Sergei Ugerit ja tema firmat Kone Forest OÜ-d esindab Eestis ja osutab õigusabi Raul Talts advokaadibüroost Talts & Co. Kas Siseministeerium ja Kapo on kontrollinud, kuidas on Sergei Ugeri kui Venemaa kodaniku puhul olnud võimalik mööda hiilimine EL-i määrusest, mis on kehtestatud
mis on kehtestanud sanktsioonid, mis keelavad taolisel juhul õigusabi osutamise teenused. Küsimuse lõpp. Vastan. Riigikogu liikmed viitavad arupärimise punktides 4 ja 5 rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumistele. Euroopa Liidu Nõukogu määruse number 833/2014 artikli 5N põhjal on keelatud õigusabi, raamatupidamise, ehitus, arhitekti, IT ja muu teenuste osutamine Venemaa valitsusele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele. Nimetatud keeld ei kohaldu Eesti äriühingutele, kes on osutanud Kone Forest OÜ-le nimetatud teenuseid. 6. küsimus. Kone Forest OÜ juba puuritud puurkaev ja plaanitavad 2 puurkaevu asuvad vaid 10 kilomeetri Liitlaste Reedo linnaku puurkaevust, 10 kilomeetrit Liitlaste Reedo linnaku puurkaevust ning üks neist võib asuda Reedoga samas veehaardes. Kas veehaardes sügavust on kontrollitud ja kas Eesti kompetentsed asutused on uurinud sellega seoses nimetatud ärimehe Venemaa kodaniku Sergei Ugeri tausta ja analüüsinud, kas tema firma tegevuse puhul on välistatud terrori- ja sabotaažiaktid Nursipalus asuva liitlasvägede linnaku veevarustuse osas? Küsimuse lõpp. Vastan. Kaitsepolitseiamet töötab igapäevaselt nii terrori- kui sabotaažiaktide avastamise ja ärahoidmise nimel. Kaitsepolitseiamet teeb igakülgset koostööd nii Kaitseväe, Rahapesu Andmebüroo kui teiste arupärimises viidatud riigiasutustega, et tuvastada, õnnetada ja tõkestada oht Eesti Vabariigi julgeolekule. 7. küsimus. Postimehe andmetel on ärimees Uger väitnud, et tal on probleem pangaga, et tal on Venemaa pangakonto ja ta ei saa Eesti pangakontot. Selleks peab ta saama Eesti elamisloa, millest aga PPA on keeldunud. Kuidas on võimalik, et isik, kes ei oma Eestis isegi pangakontot, liigutab suuri summasid oma firma kaudu ning keegi selle vastu justkui huvi ei tunne? Kuidas on võimalik, et ajal, kui Eesti inimesed peavad meil rahapesu vastase võitluse käigus pankadele ja pangad omakorda raabile andma igast oma väiksemastki liigutusest aru, saab Venemaa kodanikust ärimees püsti panna ja valmis puurida ühe puurkaevu 3 ilma, et keegi küsiks ühtegi küsimust? Ugeril on ka Otepää kandis Postimehe andmetel võimas talu, mille majandamine ilmselgelt nõuab rahavoogusid. Kui tal pole pangakontot, siis kas on võimalik välja selgitada, kuidas see majandamine käib? Küsimuse lõpp. Vastan. Nagu eelpool mainisin, siis siseministri pädevuses ei ole kommenteerida Rahapesu Andmebüroo protseduurikat ning vajadusel saate seda küsida rahandusministrilt. 8. küsimus. Kas Siseministeerium kavatseb üle vaadata siseminister Lauri Läänemetsa ajal Sergei Ugeri pikendatud e-residentsuse ning käivitab julgeolekuasutuste täiendava kontrolli Sergei Ugeri ja Kone Forest OÜ suhtes kõigil eelpool nimetatud põhjustel, et välistada igasugune Eesti suhtes vaenulik või ebaseaduslik tegevus? Vastan. Sergei Ugeri e-residendi digitaalne isikutunnistus on tunnistatud kehtetuks 30. detsembril 2025 Kaitsepolitseilt laekunud informatsiooni alusel. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, ja teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh! No ma teen vastustest ühe toreda järelduse, et EKRE arupärimise tõttu võtsid ametiasutused ennast kokku ja ühe julgeolekuriski neutraliseerisid ära, kui ma neid kuupäevasid vaatan. Aga mul on selline küsimus, et ilmselgelt on tegemist topeltkodakondsusega või siis 2 riigi kodakondsust omava inimesega, kes Eesti riigiga tuli asju ajama siis Iisraeli passiga, samal ajal tegutseb ja omab ka Vene kodakondsust, Vene passi ja tegutseb Venemaal. Mis see protseduur meil siis on, et meil neid topeltkodakondsusega isikuid on maailmas ju päris palju, et kuidas siis, mis see protseduur on, et kas me siis mingeid muid päringuid ei teegi üldse, alles siis, kui EKRE teeb arupärimise, siis vaadatakse tausta uuesti või kuidas see asi käib teil? Aitäh selle küsimuse eest. Ilmselgelt julgeolekuasutused töötavad sõltumata sellest, kas arupärimised tulevad või mitte. Kindlasti vaadatakse ja monitooritakse olukorda püsivalt. Juhul, kui kellelgi tekib küsimusi, ja ma saan aru, et küsimused tekkisid teie fraktsioonil seoses sellega, et kohalikud elanikud pöördusid, eks ole, et eks siis julgeolekuorganid vaatavad ka seda, millest kohalikud elanikud
suhtlevad, mida meedia kirjutab, vajadusel ka seda pannakse tähele ja siis vaadatakse nendesse juhtumitesse sisse, et see on normaalne töö, täiesti tavapärane töö, et selles mõttes alus oli olemas. Ja täpselt nii ongi, et kui tekivad kahtlused, siis vaadatakse juhtumitesse põhjalikumalt ja nagu siin juures olevalt pildilt näha, siis täpselt nii juhtus. Kõik protseduurid vajalikud tehti ja see e-residentsuse digitaalne isikutunnistus tunnistati kehtetuks. Enne seda keelduti tegelikkuses ju tükk aega varem talle elamisloa andmisest, millest on juba vist rohkem kui aasta möödas sellest keeldumisest. Nii et julgeolekuasutused töötavad kogu aeg, mitte ainult vastavalt arupärimistele. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja, hea minister! No kõigepealt pean ütlema, et see on natukene halb praktika, et mingid küsimused, mis nagu otseselt teie valdkonna ei puutu, te ütlete, et pole nagu teie asi. Et üldiselt varasemalt on ministeeriumid ja ministrid omavahel saanud suhelda ja oleks olnud päris tore, kui te oleks ikkagi siiski andnud üldjoontes ka need vastused, mis puudutavad rahandusministrit, et loomulikult need ei ole detailne teie valdkond, aga üldiselt antakse need vastused ja see oleks korrektne olnud, aga te praegu läksite väga sujuvalt üle, et pole minu asi, teine ministeerium tegeleb. Aga nüüd teie jutus käis mitmeid kordi läbi see, et me ei saanud asjadest sabast kinni sellepärast, et taotleja oli siis Iisraeli kodakondsusega. Et kas ongi selline sõnum, et kui sa oled Vene ja Iisraeli kodakondsusega või Vene ja mõne muu riigi kodakondsusega, et kui tuled taotlema Eestis riigis siis asju selle õige kodakondsusega, siis Eesti riik mitte midagi teha ei saa. Nii ongi. Et kahju küll, aga te tegite õige valiku, te ei võtnud Vene kodakondsust, küsisite asju Iisraeli kodakondsena ja me ei saa midagi teha. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Kõigepealt siis selgitan, miks ma ei võtnud kommenteerida teise ministri valitsusalas asuva ametiasutuse protseduurikat, et kuna küsimused olid sellised, mis soovisid nagu hinnangut, ei soovinud ainult faktilist infot, siis ei pidanud seda kohaseks hakata hindama siis teise ministri valitsusalas asuva ametiasutuse tööd, kuna me ei ole sellega nii detailselt kursis, et asjakohasem ongi tõesti, see on lihtsalt selline nagu sõbralik soovitus, sest asjakohasem on tõesti küsida siis selle vastutava ministri käest, kelle all või kelle haldusalas see asutus asub, et see ei ole kuidagi nagu selline lähenemine, et ma sooviks vältida nagu küsimustele vastamist, see lihtsalt ei oleks olnud korrektne. Et mis puudutab topeltkodakondsust, siis tõepoolest topeltkodanikud on selline täiendav mure meie jaoks ja see on ka põhjus, miks Eestis üldiselt on ju topeltkodakondsus keelatud, Eesti ei soovi lubada, topeltkodakondsust pole kunagi soovinud just nimelt sellepärast, et me oleme tundlikud julgeoleku küsimustes, just eriti võimalik topeltkodakondsus Venemaaga ja taoliste riikidega on meie vaates probleem, et selles mõttes ega siin nagu head ja väga tõhusad lahendust ei ole, kui inimene tuleb ja ta näitab seda ühte passi, mis antud juhul oli siis Iisraeli pass. Iisraeli riigiga ju meil mingisugust kanakitkuda ei ole, päriselt meil tuleb Iisraeli kodanik, ega tal ei ole otsa ette kirjutatud, et ta on ka Vene kodanik ja kui ta siis seda teist dokumenti ei esita, siis ei olegi koheselt see selge, et taotlusi ikkagi menetletakse siis peaasjalikult nende dokumentide järgi, mida inimene siis on esitanud ja inimene peab ka aru andma, et tal on kohustus esitada kõik andmed täielikult ja mitte midagi siis varjata. Et kui ta on varjanud midagi või jätnud olulise informatsiooni edastamata, siis Eesti riigil on võimalus seejärel vastavalt sammud astuda, nagu siin eelnevatest
vastustest võisite aimata, siis need sammud astuti kohe, kui see informatsioon sai teatavaks. Aga tõepoolest, teie küsimus on asjakohane, et topeltkodanikud alati jäävad meile probleemiks. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh, no ma ei tea, kes see loll siin on nüüd. Ausõna küsin, kes see loll on nüüd siin? Kui ta tuleb Iisraeli passiga, meie kaitsepolitsei ei ole võimeline kontrollima tema tausta ja ei tea, et ta on Venemaa üks suuremaid lauaveetootjaid. Ei tea, et ta on Venemaal suur ärimees. Ei, meie kaitsepolitsei sellist tühist faktikest tuvastada ei suuda. Te küll ütlete, et topeltkodakondsus on probleem, aga antud juhul topeltkodakondsus ei ole probleem, mis sellest, et tal on Venemaal tõsine äritegevus, aga Eestis on tal ainult nominaalne äritegevus ja see äritegevus nominaalselt on võimalik ainult sellepärast, et kohalik omavalitsus ja meie vastavad institutsioonid, kaasa arvatud kaitsepolitsei, võimaldavad seda ja võimaldavad turvariski, võimaldavad seda, et kui ta teeb seal tõesti need 3 puurauku ja otsustab näiteks mingi Vene diversantide seltskond kriitilises olukorras selle vee ja veehaarmed mürgitada või midagi muud seal ette võtta, see ei ole turvarisk, ei ole. Kes see loll siin on? Vabandage, kas mina olen loll, Kapo on loll, teie olete loll või oleme me kõik lollid? Aitäh! Aitäh! Ei oskagi, kuidas sellele küsimusele saaks niimoodi otse vastata. Lihtsalt tahaks jääda siin sündsuse viisakuse piiresse, et mainin lihtsalt selle ära, et Kapo tuvastas selle julgeolekuriski. Juba 24. aastal esitatud elamisloa taotlus lükati tagasi ja lükati tagasi täpselt sel põhjusel, et vaadati sisse ja tuvastati välistavad asjaolud. Nii et Kapo teeb oma tööd ja nad tegid ka selle juhtumi puhul oma tööd korrektselt. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Ja lugupeetud minister, et no siis ei ole töö korrektselt tehtud, kui ta on praegu Eestis toimetamas. Ehk siis üks asi on elamisluba, teine asi on ka sissesõidu võimalus. Ehk siis mis on ideaalsem luuretele kui igasugused topeltkodakondsused? Sellest FSB ainult unistabki, et mõnele identiteeti lahustada ja siis ta on justkui näeb ohutum välja. Et sellised asjad peab nagu päris tõsiselt ette võtma ja see on julgeolekuasutuste puhul suur küsimus. Miks ta on üldse siia sisse saanud tulla? Aga ma küsin edasi. Vaadake kas või Julia Latõnina, kes Putini kriitikust moondus vihkavaks Ukraina vaenlaseks, elab kusagil läänes ja tal on ka firma Eestis. Miks me üldse nende radikaalide firmasid siin lubame pidada? Kas igasugused Ugerid ja Latõninad ei võiks meie äriregistrist ka välja visata? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest, et mul on nüüd raske pakkuda sellist väga lihtsat lahendust sellele küsimusele, et kui inimene saabub Eesti piirile ja tal on Iisraeli pass käes, mis on teie ettepanek, siis mis me teeme selle inimesega, kellel on Iisraeli pass käes? Et Iisraeli kodanikele meil piiranguid ei ole, meil on tegelikult väga head suhted selle riigiga. Ja nende kodanike tegevustesse vaadataksegi sügavamalt sisse siis, kui on põhjust. Nüüd antud juhul teie arupärimine viitab nendele põhjustele, miks oli mõistlik kodaniku tegevustele sisse vaadata ja tegelikkuses juba enne seda, kui see arupärimine sündis, andis kodanik sisse elamisloa taotluse. Vaadake, üks asi on e-residentsuse digitaalne isikutunnistus, aga hoopis teine asi on elamisloa taotlus. Ja nüüd, kui mindi sellesse protsessi, kus oli elamisloa taotlus tehtud, mis oleks talle andnud siis aluse siin pikemaks viibimiseks, siis sealt tuli juba tegelikult pidur peale ja kaitsepolitsei poolt siis negatiivne hinnang. Mis Julia Latõninat puudutab, siis olen selle teemaga
mõnevõrra kursis, olen jälginud ja luban, et lähimal ajal vaatame sellesse sügavamalt sisse, et mismoodi ta toimetab. Ei tahaks siin praegu detailidesse laskuda, aga vaatame sellesse asjasse sisse põhjalikumalt. Aitäh. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister, et rõõm on kuulda, et tänu EKRE arupärimisele ikkagi võeti jalad kõhuvalt välja, hakati liigutama ja lõpuks e-residentsus lõpetati. Et seda aegrida vaadates siis tegelikult jääb mulje, et kui 23 sotsist minister andis e-residentsuse edasi, 24 elamisluba ei pikendatud või ei antudki, mis on juba samm edasi, aga nüüd ikkagi 25 aasta novembris meie antud arupärimine kiirendas selle tausta läbivaatamist ja detsembri lõpus positiivne otsus meie jaoks, et nõndanimetatud e-residentsuse digitaalne isikutunnistus tunnistati kehtetuks. Nii et siit edasi minnes selle topeltkodakondsusega ikkagi, et kas Eesti riigil on ülevaade topeltkodakondsete üle, on ta siis nii e-residentsuse kui äritegevuse kui ka riigi julgeoleku koha pealt, et kui palju on näiteks Riigikogust topeltkodakondseid, kui palju on Eesti valitsusasutustest topeltkodakondseid, et kas meie riigil on see teada? Aitäh. Aitäh, et ei hakka luiskama tõenäoliselt maailma kõikide topeltkodanike kohta meil infot ei ole, aga me oleme ka sellest murest teadlikult, ma mõtlen ka nende kohta, kes Eestis asuvad, oleme sellest murest teadlikud ja tegelikkuses PPA jälgib seda teemat siis läbi selle, kui inimesed ületavad riigipiiri. No näiteks, kui nad ületavad riigipiiri Venemaaga, siis sellisel juhul see on üks kõige tõhusamaid viise siis topeltkodakondsuse tuvastamiseks, sellepärast, et kui topeltkodanik ületab Venemaaga riigipiiri ja selgub, et tal Venemaa viisat ei ole teises passis, mitte Vene passis, siis alati sellele tähelepanu juhitakse. Ja on olnud ka juhtumeid, kus sedasi on tabatud inimene, kellel on Eesti kodakondsus näiteks naturalisatsiooni korras saadud, mis tähendab, et on võimalik algatada siis ka protsess selle kodakondsuse äravõtmiseks. Et selline, ütleme, et see on üks mulle teada algoritm, kuidas selle topeltkodakondsuse murega tegeletakse praktilises mõttes. Kui inimesel on sünnijärgne Eesti Vabariigi kodakondsus, siis paraku me ei saa mitte midagi teha. Meil ei ole lubatud topeltkodakondsus, aga sünnijärgset Eesti Vabariigi kodakondsust me ära võtta ei saa. Et kõikidel muudel juhtudel vaatame asjadesse sisse ja kus on võimalik, seal algatame siis menetlused. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. No mulle tundub, et see Uuger oleks elamisloa taotluse ka saanud, kui me poleks seda arupärimist teinud. Ja te ütlesite, et KAPO protsessi käigus andis negatiivse hinnaku ja ometi on see inimene praegu Eestis, istub seal Lõuna-Eestis, ajab oma asju ja keegi mitte midagi ei tee. No tavainimene oskab guugeldada ka Eesti riiki julgeolekuasutused, seda loomulikult ei oska. Mulle tundub, et Venemaa üks suuremaid lauavee ärimehi ja ei, no seda nagu me ei näe. Tuleb Iisraeli passiga, eks ole, see nagu pimestab niimoodi ära, ärge ajage seda juttu. Aga mul on nagu küsimus, et selle puurkaevude osas on tehtud ka projekt, kus kokku öeldakse, et 900 kuupmeetrit hakatakse ainult pumpama, aga kõik eraldi võttes annab kokku 2880, mis tähendab seda, et ta on petnud ka, ehk et ei pea keskkonnamõjude hindamisi, mõju põhjaveevarule, mingit hindamisi tegema ei pea. Ja Võru vald ei pidanud vajalikuks keskkonnamõjude hindamist ega üldse mingite mõjude hindamist. Kas KAPO on huvi tundnud? Millest selline vastutulelikkus Venemaa kodanikule seal Võrumaal siis on? Aitäh selle küsimuse eest, et ma ei oska nagu omavalitsuse kaalutlusi otseselt kommenteerida, ega mineraalvee tootmisel kui sellisel iseenesest ei ole ju mitte midagi viga. Et mul on endal maakodu seal kandis, kus mineraalveed toodetakse väga pikalt Värskas. Me ei ütle, et midagi halba on selles, et mineraalveed toodetakse. Nüüd antud isikuga seoses tõesti
oli mõnevõrra problemaatiline see, et ta Eestis oma tegevust alustades teavitas ainult oma ühest kodakondsusest, Iisraeli kodakondsusest, nii kui ta 24. aastal elamisloa taotluse tegi, siis tuvastati asjaolud, mis ei võimaldanud talle seda elamisluba anda. Ja nii ongi, et kas see isik on siin Eestis või mitte, et see selles mõttes ei oma tähtsust, et tema osas on otsused tehtud nii selle digitaalse isikutunnistuse osas kui ka elamisloa osas. Kui ta on Eestis, järelikult ei ole teda hinnatud nii suureks julgeolekuohuks, et ta ei tohi Eestis üldse olla, et on lihtsalt piiratud tema äritegevust siin. Aitäh. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Soome näitel võime öelda, et riik on näiteks piiranud julgeolekukaalutlusel kinnisvara omandamist strateegilistes piirkondades. Ma leian, et vesi on ka strateegiline maavara, et kas sellest juhtumist on ka Siseministeerium midagi õppinud, kas on võetud kasutusse mingeid meetmeid, et tõesti topeltkodakondsusega inimesed võivad ju meile kahju teha nii julgeolekuliselt kui ka seal kohapeal Väimelas, et mis seal siis toimub, kas teil on nüüd ülevaade olemas ja kas siis on tehtud ka mingid järeldused? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest, et ma eeldan, et kõik Siseministeeriumi valitsemisala asutused on õppimisvõimelised ja igast juhtumist tehakse järeldused ja neid analüüsitakse, võetakse arvesse järgmistes juhtumites või järgmistes sarnastes olukordades. Et ilmselgelt oli neid õppimiskohti ka varem, muidu oleks võib-olla 24. aastal see elamisloa taotlus läbi läinud, aga ta ei läinud läbi. Et järelikult neid õppimiskohti on olnud ka varem, kindlasti on õppimiskoht ka see juhtum ja ma ei oska siin midagi rohkem sisulisemat lisada, et kindlasti siis vastavad teenistused toimetavad iga korraga aina paremini. Aitäh. Aitäh ja Rain Epler, palun. Aitäh, härra juhataja, härra minister. Arvestades ka seda konteksti, kus teie enda erakonnakaaslasest välisminister siin ikka kisub särki pidevalt ribadeks ja räägib, kui printsipiaalselt me peaks olema idanaabri ja sealsete tegelaste suhtes, siis on lugu nagu pehmelt öeldes kummaline selles mõttes, et juba see 23. aasta e-residentsuse pikendamine, et te siin rääkisite põhjalikkusest meie julgeolekuasutuste puhul ja siis oli see sõja agressiivne faas juba aasta aega käinud, pikendati. Nüüd teine küsimus selle põhjalikkuse kohta või tausta illustreerimiseks. Te ise ütlete, et 24. aastal oli elamisloa taotlus, millele vastati keelduvalt, aga see ei toonud kaasa mitte mingisugust vaadet e-residentsusesse. Ja nüüd siis meie andsime möödunud aasta novembris sisse selle arupärimisi ja 30. detsember e-residentsus on tühistatud, et natuke ikka tundub, et ei ole seda põhjalikkust. Et oskad sa seda kuidagi selgitada, et Aitäh, et ma oskan seda selgitada niimoodi, et e-residentsus ja päris residentsus ongi mõnevõrra erinevad asjad, et e-residentsus ei anna Eestis viibimise õigust, tõenäoliselt ka seetõttu on protseduurid mõnevõrra erinevad, et 23. aastal pikendati siis ametiasutustele teadaolevalt Iisraeli kodaniku olemasolevat e-residentsust, ilmselt oli tegu üsna rutiinse protseduuriga, ja võib-olla siis ei vaadatud nii põhjalikult, kuna e-residentsus ei anna alust Eestis viibimiseks, et kõik need toimingud, mis annavad aluse Eestis viibimiseks, seal on see taustakontroll põhjalikum kindlasti ja seal vaadatakse mõnevõrra rohkem andmeid, küsitakse ka rohkem taustaandmeid, sealt tuleb ka rohkem asju välja. Et selles mõttes siin vastuolu ei ole, et e-residentsus omal ajal oligi loodud selleks,
et inimesed, üha rohkemad inimesed saaksid Eesti kaudu legaalselt siis oma ettevõtlust teha ja lihtsamalt, ilma siia kohale tulemata. Et nüüd on siin siis ka teatud õppimiskohad, eks see olukord muutus oluliselt pärast 22 aastat. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister, rohkem küsimusi teile ei ole. Ja järgnevalt avan läbirääkimised ja kas nüüd Rain Epler on arupärijate esindaja seekord? Selge, siis palun kõigepealt Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Rain Epleri, palun. Aitäh, härra juhataja, head kolleegid. Nagu siin juba istungit sissejuhatudes jutuks oli, et kuna on vabariigi sünnipäev, siis on päevakord hõredam ja homme ei tee ta üldse tööd. Ma püüan lühidalt, et selle asja kokku võtta. Pehmelt öeldes huvitav kaasus. Vene-Iisraeli ärimees Uuger, kes plaanib siseneda Eesti mineraalvee tootmise ärisse, on siin tegutsenud e-residendina juba päris pikalt, alates 2018. Ja nüüd 2023. aastal tema e-residentsuse 5-aastane periood lõppes ja siis toimus selle pikendamine. Selleks ajaks oli Venemaa sõjase nüüd 22. aastal alanud agressiivne faas juba aasta aega kestnud ja arvestades kõiki Eesti meelsust Venemaa suhtes, aga ka loosungeid, mida meie riigi esindajad, valitsuse esindajad pidevalt ütlesid ja mida on siin öelnud ka jõuametite esindajad, et väga põhjalikult hakati vaatama kõike Venemaaga seonduvat. Nüüd 23. aastal siiski tema e-residentsust pikendati ja siin minister ütles, et võib-olla vaadates, et tal on Iisraeli pass ja pikendati ära. Samas lihtne Google'i otsing oleks andnud selge pildi sellest, et mees on Venemaal ikkagi väga suur tegija ja ma arvan, et juriidiliselt, kui nüüd siin minister veel tuleb pulti või veel kommenteerib või et siis ilmselt öeldakse, aga ega Iisraeli inimestel ei olnud keelatud Venemaal äri ajada. Aga tuletame meelde, kui Venemaa sõda oli alanud, et kui paljud lääne ettevõtted lõpetasid seal oma tegevused. Minu arust me Eestis ei peaks võtma sellist seisukohta, et Iisraeli passiga Venemaal tegutseb, las siis tegutseb meil ka. Asi läheb veel huvitavamaks. 24. aastal sama mees esitas elamisloa taotluse ja selle andmisest keelduti kapolt tulnud sisendi alusel. Ometigi ei toonud see kaasa mitte mingisugust vaadet sinna, et mees e-residendina siin Eestis edasi toimetab. Nüüd 12. novembril möödunud aastal andsime meie sisse arupärimise, et asjas siis selgust saada, kuidas siin niimoodi tegutseda saab. Ja näete, mõjus. Täna sai minister tulla pulti ja öelda 30. detsembril möödunud aastal enne aasta lõppu see e-residentsus tühistati. Nii et selle asjaga siis justkui on ühel pool. Ma saan aru, et sellel ärimehel on olnud siin püsti ka vaidlus, kohtuvaidlus meie jõuametitega, aga täna siis see sama Vene ärimees oli Väimelas või toimus see Võrus. Ma praegu täpselt asukohta ei tea, aga igal juhul Võrumaal toimus kohtumine, kus osales ka see Vene ärimees ja nüüd siis seal vallavanem Raul Tohv, keskerakondlane minu teada, vahendas, et see ärimees oli võtnud nüüd oma selle avalduse kohtust tagasi, kuna Politsei- ja Piirivalveamet väidetavalt on talle lubanud, et kui tehas on valmis ja alustab majandustegevust, siis antakse talle elamisluba. Et kas meil siis ikkagi siseminister nüüd võib-olla tõesti on siin uut infot tuli ka talle värsketest arengutest, aga ikkagi peaks nüüd tagasi minnes koosoleku kokku kutsuma ja natuke püüdma mõtestada seal ministeeriumi ametnikega üheskoos, et kas siis nii pidi saab. Et Vene ärimees kasutab mingeid selliseid auke, milleks ka antud kontekstis kindlasti e-residentsus on, saab siin ettevõtte vaikselt toimima, nagu minister ütles, Euroopa sanktsioon
sellisel juhul ei rakenda, kui teenuseid, näiteks õigusabiteenust osutatakse Eestis registreeritud ettevõttele, no ja siis ta toimetab, siis ta saab ettevõtte käima ja siis PPA annab talle elamisloa ja nii me siin seda Venemaad kõik koos põlvili surume. Et küsimusi peale tänast arupärimist jäi ohtralt õhku. Ma väga loodan, et Kagu-Eestist riiki valitsema tulnud siseminister suhtub teemasse tõsiselt ja võib-olla saame sellest teemast siis edasi rääkida ja rohkem selgust. Aitäh!